et kui inimene on veits siukses sitas olukorras, on ju, et siis on tal, võib-olla see tonn 500 kõlab, et see lahendab mul, ma ei tea, mingi väga kiire probleemi ära, et mul on seda vaja, on ju. Jah, aga üks asi, millega ei arvestata, ongi see, et sitas olukorras on nii-öelda edukad inimesed ka teinekord. Et see ongi see, arvatakse, et tankist on mingi joodik, võib-olla mingi noor plika või poiss, eks ole, kes pole veel elu näinud. See ei vasta tõele. Mul oli inimesi, kes olid väga headel kohtadel töötasid, eks ole, väga heades edukates ettevõtetes ja samamoodi tahtsid seda 1500. Et just nagu sa ütlesid, teinekord tundub, et see lahendab praegu mingi mure mul ära ja ei mõelda selle peale, mis sellega kaasneb, eks ole. Et kõik, mis kõlab liiga hea, tegelikult ongi seda alati. Ja teine elureegel, mis ma olen ka nüüd selgeks saanud ise, on see, et mis alati peab paika, mis kergelt tulnud, see kergelt läheb. Ja nagu sa ütlesid, siis kõik see nii-öelda kasum, mis sa teenisid, et see on, sa ikkagi lasid 4 tuule poole selle laiali. See on ränk, et mõteldagi, kas või ma toon jälle näite, see sama aasta 2012, ma teenisin kokku 280 000 eurot. Ja mind võeti kinni, ma istusin vanglas, ma olin sõbrale veel võlgu 80 000 eurot. Ja ma tulin vangist välja, mul polnud midagi. Mul tollane elukaaslane pidi kulla lõpuks maha müüma, eks ole, et me saaks jälle mingit raha ja et ma saaks uuesti hakata oma mäge ehitama. Ja see elu lihtsalt oligi selline. Ja tegelikult, mis see teeb inimesega, kui sul tuleb kõik sisse ja sa kõik ära raiskad, tegelikult see on see vaese mehe mentaliteet jääb püsima. Sa kogu aeg otsid seda uut sutsakat. Et mul vanaisa alati ütles, rikas ei ole see, kes palju kulutab, vaid see, või kes palju teenib, vaid see, kes vähe kulutab, eks ole. Ja see on üks asi, mida ma olen väga proovinud oma ellu rakendada. Siiamaani teinekord on väga keeruline midagi kõrvale panna, eks ole. Aga selline elu, kus sul raha tuleb, ma ei tea, mõnikord tuleb nädalas 10 000 eurot. Oli päevi, kus ma ei viitsinudki näiteks Pärnust Tallinnasse sõita, kui ma teadsin, et ma näiteks kolmekat ei saa, 3 kilo. Ja sõitsin Tallinnasse, tegin oma karusselli skeemi ära, eks ole, võtsin 3000 eurot, panin Radissoni sviidi, läksin, ostsin endale mingid riideid, käisin sõin, ja võib-olla 1,5 kilo oli juba läinud selle aja peale, kui ma koju jõudsin. Eriti siis, kui sa veel ostad endal mingit kooki, mida sa tõmbad seal päev otsa, eks ole, ja nii see raha kulub. Ja tavakuulajale siis, mida tähendab kook? Kokain. Et sul käis ikkagi siuke nii-öelda jõudelu ja peoelu käis nagu selle asjaga kaasas? Võt, sellist peoelu mul tegelikult ei olnud, aga narkolembus tekib paratamatult. Ja tegelikult, miks see narkolembus tekkis, on ikkagi see, et kahjuks me läheme jälle tagasi lapsepõlve. Et see ei ole siin mingi narkootikumide vestlus, eks ole. See ei ole teraapia tund. Aga ma olen elus väga palju aineid teinud ja üks asi, mis ma tihti nägin, oli see, et ma teen aineid üksinda. Ja mind ei huvitanud peol mingi kommipaugu all tantsimine, eks ole, või mingite lollakatega koos kaklemine. Et ma tegin neid asju üksinda ja väga tihti selleks, et lubada endal tunda emotsioone. Et ma toon lihtsa näite. Mul oli teinekord sellised päevi, et vaatasin hommikul, ma tegin mingid ained ära, läksin voodisse pikali, kuulasin muusikat ja nutsin. Ma lubasin endal tunda mingeid emotsioone, mis ma muidu olin nii sügavale kuskile matnud endal, eks ole. Ja nii ma mingi aeg tarbisin aineid päris usinasti. Ja muidugi, millega mind on õnnistatud, on see, et mul ei ole kunagi olnud probleemi alkoholiga, selles suhtes narkootikumidest loobumisega, et ma ei ole kunagi olnud selline nalja ja napsivend. Et väga lihtsalt sain neist asjadest tegelikult lahti pärast. Eesti esu.